Nõukogude ajal oli kui midagi muud, siis oli sul keegi kannul jälle. No nõukogude ajal oli samamoodi, eks nõukogude ajal viimastel aastatel oli samamoodi kriis. See riik oli kriisis, seepärast, et inimesed olid ju paljas ja näljas. Täpselt. Ütleme, see külm sõda ja see võidurelvastumine oli viinud nagu selle liidu nii kaugele, kus neil olid küll kõikse võimsamad raketid, eks, kõikse rohkem tuumapomme ja ma ei tea, kosmosetehnoloogia, aga samas inimestel polnud midagi süüa, eks poed olid tühjad ja inimestel polnud midagi selga panna. Ma arvan, et paljuski võib-olla see viiski selle riigi nagu põhja omadega. Ja loomulikult ja globaalsemalt võttes ülemaailmne majanduskriis, see on suur mõistatus siia maani, miks ta algas ja kust ta algas. Siin on lihtsalt spekuleerivad ühe või teise võimalusega, aga me täpselt ei tea, kust ta alguse sai ja kes siin taga on. See võib olla isegi osalt lavastatud. Kellegile võib olla ta miljardäride grupeeringule, võib ta olla näiteks ülikasulik äkki kellegile. Me ei tea seda. Miks ta algas ja kust ta täpselt algas. See on väga ähmane, see hakkas nagu päeva pealt. Süüdistus oli Hiina aadressil siin. Hiina võib teaduses ja tehnikas Ameerikast ette minna juba üsna kiirelt, kui nii edasi areng läheb. On sellised hüpoteese tehtud. Aga see jäi ka selleks rohkem ei ole räägitud, mis oli peapõhjus ja kes vallandas selle. Siis läks nagu lumepall juba, hakkas veerema, eks ole, mäest alla see majanduskriis, kui üks tegi otsa lahti. Aga kes initsiaator oli, kes autor oli ja seal võib tõesti olla sellist alguses võis olla seda nii-öelda lavastuslikku momenti nagu malenuppudega mängiti stsenaarium läbi. Natukene provokatsiooniline võib olla, aga ütleme mingisugune ülijõukas. Tere, härra Pomerants. Palus kommentaari. Kuidas teie suhtute selle kohta, et vabakutselisi ajakirjanikke ei lubata valitsuse pressikonverentsile? Ma ei ole neid reglemente näinud ega uurinud, et ma tea, mis see... Aga suhtumine isiklik? Mis te arvate? Kui teie oleks peaminister? Mina arvan niimoodi, et antud juhtumil ei ole küsimus võib-olla üldine, vaid niisugune üksik. Aga kas saab olla sellist üksikut küsimust, et kui ütleme peaministrile ei meeldi ajakirjaniku küsimus, kas tal siis võib olla õigus mitte lasta enam seda ajakirjaniku pressikonverentsile? Mul on täitsa isiklik arvamus, mis puudutab suvalist vabakutselist ajakirjanikku, on ju. Et kui küsimus on ainult küsimustes, siis mina arvan, tuleks rahulikult küsida ja küll peaminister leiaks vastuse ka. Tänan. Härra Pomerants, lugege see läbi, mis ta arvast, et tuleb tuttav ette, me oleme ühe ajast küsinud. Õnna elademe maa. Me tahame, et oleks ainult kiidulaud. Tihti on nii, mina olen valmis ütlema ka negatiivseid... Ei loomulikult. Selliseid vastuseid. Väga hea. Sa oled väga tubli. Kas ega Nõmme raadioga ei tee koostööd? Ei, me ei tee, jah. Me ei tee tegelikult kellegagi koostööd. Me oleme nagu täiesti sõltumatud nagu Mongoolia. Ja ühel päeval lasete lahti. Niisugused materjalid kogute ja siis... Meil on tegelikult blogi, see Inno Irja kohvik. Oota, kuidas sinna sisse pääseb internetis või? Inno ja Irja.blog.com. Oota, saate üles, on võimalus. Ei ole kellegi. Tegelikult on küll. Ma pärast vaataks, et Adelfisse saadate ka midagi. Me oleme kunagi kirjutanud jah, sinna mõned aastad tagasi. Seal on vahel ka jama sees, aga viimasel ajal. Aga ei ole väga adekvaatselt kõik asjad, kui see on ise orienteeruma. Mul on tegelikult see olemas ka. Olge kena, ma nii sirgin või vaatan seda. See on Inno ja Irja. Ahah, aitäh. Kas see valitsusistung nüüd lõppes või tuli Pomerants varem ära? Siin on kaks võimalust. Jah. Võib-olla, ma arvan, et Pomerants julges välja tulla. No jah, ta ütles selleks ka on väri, et ta on palju hullemaid välja öelnud, aga siin põhimine on, et kõik ju tahetakse, et neid ikka kiidetakse võimalikult. Ja selle nimel hakatakse teisi ründama siis. Aga vaat minul jäi ikkagi Jürgen Ligiga jutt pooleli. Ma tahan selle ära lõpetada. Ja küll, jah. No üks neist on ilmselt, ma arvan, et see on see Ligi auto siis.
No ma ei tea, Ligiga eriti vist ei saa rääkida, ma ise kardan, aga... Ta ei lase rääkida endaga või? No mõnikord oleneb tema tujust, aga üldiselt ma olen nagu üritanud, aga ta nagu on jah, ei ta võib rääkida küll, aga no iseasi mida, noh, et tihti võib olla see küllaltki nii, et sellised vastused me saame nagu, noh, kergemini ja kõikjalt. Ta nagu ei too esile, noh, tahab, no nagu ikka on, see on lihtsalt see eneseinstinkt või noh, enese säilitamisküsimus geenidega inimesel sees, tegemist on siis piruka hoidmisel tegemist. Aga samas muidugi jällegi nagu see Laaneots... Kes tahab seda pirukat käest ikka ära anda niisama, eks ole, kui sul on võimalus. Aga samas Laaneots, nüüd ma panen tähele seda, et rõhutakse nagu sellele, noh, nende samade loosungitega, see õnn on elada me maal, ütleme, et rõhutakse sellele, et ongi vaja süstida rahvasse patriotismi, et see on nagu selline, noh, selle totaalkaitse tingimustes, ütleme... Ta on edasi viib, täpselt nagu sissisõda, see on õige, mujal maailmas. Ja see on tõepoolest, Eestis oli ka ju metsavendud liikumised ja asjad ja... Et selle tõttu on oluline nagu pidevalt rõhutada seda, et õnn on elada me maal, õnn on elada me maal, õnn on elada me maal. Jah, et liigne rahulolu võib ka anarhiani või tähendab katastroofi viia. Alati peab olema, noh, nii nagu kunagi oli erilane ja mesilane, mäletate, need erilaid tegi veel seda, oli ta mesilane või erilane? Erilane vist oli. Tartus oli vist mesilane või siin oli erilane vist nii, jah. Ja see Õhtulehel, et võtta alati peab niisugune keegi kuskil olema, tähendab, kes ikkagi, no kui sul on täiesti heaoluriik võib nii välja libiseda, noh, kui kõik on OK ja meil on, noh, me jääme nagu loorberitele puhkama, me ei märkagi, kui meile, noh, äkki ära tehakse mingil moel, et noh, niisugune peab ringi vaatama ja alati peab nagu olema, kes vihjab või viitab sellele, et näe, et kogu aeg see nii libedasti ei lähe, et siin on reaalne oht. Kui tõesti, noh, see on edasiviiv jõud, jah, igal ajal. Ja see, noh, praeguse inimese arengu seisukohalt ta on ikkagi, noh, väga vajalik sellepärast, et ei saaks võimu juurde uued monarhid, mis on väga varmad niisuguseid olukorda ja situatsioone ära kasutama nagu praegu. Nii et isegi, noh, kui kaua nii edasi, siis me ei tea, kes võib kusagilt esile kerkida ja tasapisi ta saab rahva endale taha ja väga paljud saab taha, eks ole. Võidakse ka välismaalt manipuleerida. Manipuleerida ja võib-olla on hoopis monarh, kes saab, eks ole, ette ja 100 000 ja rohkem töötud ka tulevad temad kaasa. Ta võib lavastada selle, ta ei pruugi olla nende pool. Tähendab, no Hitler kasutas ka niisugust taktikat, et enda võimule saamise upitamiseks. See on selline ohtlik aeg selles suhtes ka ju tegelikult. Aga mis võimalused üldse rahval on praegu reageerida või selline, noh, ütleme, sellisele olukorrale? Ega tal reageerimiseks, ma arvan, et see on kõige neutraalsem ja... Et siin peaks just ajakirjandus sekkuma? No täpselt, aga muidugi me ei tohiks... Me fakte peaks kontrollima ja lahmida, võib-olla siis nad hakkavad omamoodi, eks ole, et näed, et see ei vasta faktidele ja nii edasi. Ja see on see veetilga sündroom. Ma olen siin plakatiga praegu, eks ole. Ja noh, see on see veetilga sündroom, solidaarsust avaldada kannatanule, alati nõrgematele, sellepärast, et need, kes on hea järje peal, neil niisugust probleeme võib-olla ei teki ja nad ei näe end ümber ka midagi enam. Aga kui sul endal läheb kehvasti ja noh, olla solidaarne ikkagi nõrgema poolega riigis. Ja noh, see on põhimine näidata ja lihtsalt sellepärast, et midagi, jah, siin ühte-teist võib ju juhtuda, aga see, et noh, see põhimine. Härra Ligi, vabandust, meil jäi enne jutuajamine pooleli teiega, et mis see palju on? Aga teie sõbranna Katja Ljubobradjets on minu sõbranna Orkutis.
minu sõbranna väga. Kas te väidate, et Katja Ljubobratjats ei ole teie sõbranna? Ei, ta on minu, kuidas öelda, erakonnakaaslane, aga olgu, kõik head teile. Aga mis see palju on, mis te olete härra Jürgen Ligi teinud tööpuuduse vähendamiseks? No kardan, et teie tööpuudust saate te ainult ise vähendada, et olete kõik teinud ju selleks, et seda... mitte meie, vaid Eesti rahva tööpuudusest, Jürgen Ligi. No ma ennem rääkisin teile, et ta niisugune ta on. Ma olen võtnud intervjuud ja küsin ja nii edasi.